Eile, kui me erilisel viisil pöördusime neitsi Maarja poole, kes on meie eestkostja Rorate missal, ja ma nägin, kui palju inimesi tuli kirikusse kell 7 hommikul, see oli mingi ohver. Kui ma hakkasin mõtlema sellest, et kui palju inimesi siiski otsivad Jumalat meie kirikus. 2 nädalat tagasi olid rekollektsioonid Kodasemaal, hiljem Pirital, kui palju inimesi osalevad näiteks erinevates piibliringites. Mitu kuud tagasi inimesed osalesid ekstreemsel ristiteel ka, ohverdasid ennast. Ja kui ma kuulan neid Jeesuse Kristuse või prohvetite üleskutsed, pöörduge, valmistage issandale teed, siis hakkan mõtlema, kas see üleskutse puudutab kõiki inimesi, ka need, kes otsivad Jeesust Kristust, tahavad midagi leida, või ainult neid inimesi, kes elavad Jumalalt kaugel. Kindlasti see puudutab kõiki inimesi, mitte ainult neid inimesi, kes ei tunne Jumalat, kes on katoliiklased ainult sellepärast, et olid ristitud kirikus, kellele piisab sellest, et nad käivad kord nädalas pühapäeval kirikus või vaatavad ülekannet internetist. Ei, see puudutab kõiki inimesi ja neid aktiivseid. Ja võib-olla see, millest ma tahan rääkida täna, puudutab just neid viimaseid, kes otsivad Jumalat. Ärgem unustagem, ja see on väga tähtis meie otsimistel, et see, mida me teeme Jeesuse Kristuse jaoks, et me ohverdame ennast, teeme sellepärast, et Jeesus Kristus otsib meid esimesena. Tema kutsub meid ja võib-olla see, mida me teeme tema jaoks, on meie vastus sellele, mida Jeesus Kristus ise pakub meile. See on väga tähtis, et ma teeksin midagi Jeesuse Kristuse jaoks, mitte sellepärast, et ma otsin midagi muud, et ma tunnen ennast hästi. Mitte alati see on niimoodi, kui inimene osaleb ekstreemsel ristiteel, ei pea tähendab, et ta tunneb ennast hästi isegi pärast seda, kui see üritus on läbi. Aga sellepärast, et Jeesus Kristus otsib mind, ta tahab olla koos minuga ja ma tunnen seda, et ma vastan talle. See on väga tähtis. Niisugune ettepanek muidugi jälle nendele inimestele, kes tahavad midagi teha, kes tahavad osaleda erinevatel üritustel, tahavad olla koos Jeesuse Kristusega. See puudutab eelkõige neid. Kui ma midagi teen, kas ma mõtlen sellest, kuidas Jeesus Kristus konkreetselt kutsus mind, et ma midagi teeksin selle jaoks. Ma lähen missale siis, kui ma lähen siis, kui ma ei pea minema. Sellepärast, et Jeesus Kristus kutsus mind. Aga kuidas see kutsumine toimus? Mida ma tundsin, mille jaoks ma lähen missale? Ma osalen piibliringis, ma tahan kuulata Jumala sõna ja mõtiskleda selle üle. Miks? Kes mind kutsub ja kuidas reaalselt see toimus? Kui me hakkame midagi tegema, see on väga tore, et me teeme ja ma kutsun, et te teeksite. Aga enne seda mõtiskleme selle üle. Kuidas ja mille kaudu Jeesus Kristus kutsub mind ja mida ma tunnen, kui tekib mul soov midagi teha. Ärgem unustage, et Jeesus Kristus alati kutsub meid ja ärgem unustagem, et see, mida me teeme sellepärast, et vastame Jeesusele Kristusele.